Tšau! Täna siis lõpuks jõudsime köögiviljade kääritamiseni ja mina siis seekord võtsin köögiviljadeks oma kasvatatud suvikõrvitsa, siis oma kasvatatud kurgi ja kuna mul küüslauku endal ei ole, siis ostsin poest Eesti mahekasvatatud küüslaugu. Ja mina kasutan siis köögiviljade hakkimiseks või peenestamiseks köögikombaini just nimelt sellepärast, et tegelikult öeldakse, et mida peenemaks köögiviljad hakitakse, siis seda kiiremini toimub kääritamisprotsess. Ja olen siis jaganud siin 3 eri portsjonisse, lasen need kõik köögikombinist läbi ja siis juba näitan edasi, mis me teeme. Ja nii, mina sain oma köögiviljad nüüd püreestatud. Minul on siin enam-vähem liiter köögivilju, seega mina lisan siia 1-2 supilusikatäit soola. Himalaia sool väidetavalt on kõige parem, sellepärast et ta on kõige kuivem ning tõmbab kõige paremini, hakkab siit vett välja imama. Ja kui sa nüüd hakkad seda panema purki, siis vedelikku peaks tekkima nii palju, et see vedelik peaks need köögiviljad seal purgis ilusasti ära katma. Kui nüüd tundub, et seda vedelikku jääb ikkagi liiga väheks, siis tuleks siia lihtsalt panna vett natukene juurde. Aga põhimõtteliselt on ka see, et kui sa nüüd seda nii-öelda mingisugune 10 minutit ka segad, siis ta peaks tegelikult, see sool peaks hakkama kohe siit seda vedelikku köögiviljadest välja tõmbama. Kui sa nad nüüd purki paned, siis kindlasti ära pane purki täitsa täis, sellepärast et ta hakkab kääritama, siia purki tekib rõhk, ehk siis täida purk kas poole võrra või selline 3/4. 1 kord päevas tuleb siit rõhk välja lasta. Ja kui sa nüüd oled teinud ka hästi peeneks need köögiviljad, siis sisuliselt 2-3 päevaga peaks need köögiviljad olema piisavalt ära käärinud, et siin võid juba kasutama hakata. Ja käärimisprotsessi lõpus saad sa aru sellest, et seda mulli enam nii-öelda siia sisse ei teki, et gaas ei teki, siis on sisuliselt käärimisprotsess omadega lõpule jõudnud. Ja üks märge veel, et kui sa nüüd kasutad ka suvikõrvitsat, siis kindlasti jälgi, et suvikõrvits ei oleks mõru maitse enne, sest mõru suvikõrvits on koera jaoks ohtlik ja seda kasutada ei tohiks. Selle pead sa lihtsalt ära viskama. Ja nüüd ilmselt ma teen siis järgmise postituse 2-3 päeva pärast, kui loodetavasti minu köögiviljad on ilusasti ära käärinud ja siis ma saan näidata, kuidas see on ja siis ma saan ka esimest korda proovida, mida Ossu ja Faidu nendest kääritud köögiviljadest üldsegi arvavad. Ja üks märkus veel lõppu, kuna mina panin siia sisse ka küüslauku, siis juhul, kui sa kasutad toidus kas niisama küüslauku või küüslaugu graanuleid, siis ära neid topelt anna. Kui sa annad kääritatud köögivilju, siis jäta sel perioodil küüslauku või küüslaugu graanulit andmata. Ja kui palju selles mõttes, et koguseliselt võid anda kääritatud köögivilju 1 supilusika täis enam-vähem 10 kilo kehakaalu kohta. Olgu, tšau!